Armsad abituriendid, mis te arvate, kas 12 aastat on pikk või lühike aeg praeguses pöörase kiirusega liikuvas maailmas? Mina usun, et see on päris paras aeg kokkuvõtete tegemiseks ja täna on teil võimalus sellega alustada, kasutades parimat aastate jooksul õpitust. Eksami eel tunnete kindlasti veidi ärevust. See on lavanärv, mida tavaliselt küll seostatakse loomevaldkonna inimestega, aga seda esineb kõigil. Ka minul näiteks teile täna kõneledes. Aga muretsemiseks ei ole põhjust, sest kohe algavaks eksamiks olete teinud korraliku ja põhjaliku eeltöö. 12 aasta jooksul on kogunenud korralik tööriistakast, mida nüüd kindlakäeliselt kasutada saate. Olenemata sellest, missuguse teema püstituse täna teete ja kuidas mõttelõnga harutama hakkate, olete alustamas uut ja põnevat teekonda. Ja väike lavanärv tuleb siin ainult kasuks. Ootamatusi tuleb igal teekonnal ette ja enda tulemusega ei jää ise kunagi päriselt rahule. Ei tohikski jääda, sest muidu kaoks uudishimu otsida ja leida õiget, just endale sobivat teeotsa. Teie ees on palju valikuid. Alates kutseõppest, mis pakub kohest oskuste arendamist ja rakendamist tööelus, kuni ülikooli hariduseni, mis süvendab teaduslikku mõtlemist ja spetsialiseerumist kõrgemal tasemel. Seepärast pole hullu, kui te ei ole veel oma valikus kindel. Tuleviku uksed on teile avatud. Astuge aga julgelt sisse. President Lennart Meri ütles ühe oma kõnes gümnaasiumi lõpetajatele. Inimesel on alati kõik uksed valla ja mõnikord ma võrdlen seda endamisi nagu võidujooksuga. Te olete stardijoonel ja mõned teist arvavad, et see on 100 meetri sprint ja teised oletavad, et see on 200 või 400 või 800 meetri jooks. Aga, mu kallid, see on maraton. See maraton ei lõppe kunagi teie eluajal, ütles president. Püüdke meeles hoida, et ei ole pöörase kiirusega liikuvas maailmas üksi. Ka maratoni me jookseme üheskoos. Olgem tänulikud oma vanematele, õpetajatele, mentoritele ja eeskujudele, sest nemad on koos teiega seda maratoni jooksnud, teid julgustanud, õpetanud ja ka ise õppinud. Praegune ajastu eeldab tugevat kriitilist mõtlemist ning loovat vaimu. Te peate oskama lahendada probleeme olukordades, kus homseks on tegelikult juba kõike muutunud. Et mitte maratonil komistada või kukkuda, on vaja järjepidevalt harjutada, jooksvalt kohaneda ning juurde või ümber õppida. Eesti 100. juubeliaastal Tallinna Saksa Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Martina Eerme ütles nõnda. Otsigem üles ka kõik need muud värvid, mida elu meile pakub. Ikka mullakarva, murukarva, vihmakarva ja päikesekarva, et meie elu oleks vaheldusrikas, värviline ja õnnelik. Head koolilõpetajad, otsige hoolega ja ärge peljake valikute ja värvide rohkust. Uskuge, see protsess pakub rõõmu nii teile kui ka teie õpetajatele ja vanematele. Tänaseks eksamiks soovin põnevaid mõttekäike ja tarka sõnavalikut. Palju edu!